No nii, vist hakkas käima, aga paneme selle mootori hääle ka ikka garaažist. Tere tulemast, Priit, tagasi. Priit Tammeraid on teist korda Veiko garaažis ja eelmine kord Priit tegi kõige võimsama saate, et Priidu saadet on, ma isegi praegu ei ole vaadanud, aga no ikka mingi hetk oli üle 700 kuulamise YouTube'is, et see on juba päris hea. Aga tuletame veel meelde korraks, et Priiduga eelmisel korral rääkisime me elektrist ja siis me pärast teeme siia veel lobisema ja mõtlema ja siis mõtlesime, et kuna me oleme mõlemad sellised ühevanad meesterahvad ja meil on mõlemal on tervisega väljakutseid, et siis ühe saate me peame kindlasti tegema meeste tervisest. Ja tere, Priit! Tere, Veiko! Aitäh, et ma jälle garaaži sain. Mul on autol rehvid vahetamata. Ma mõtlesin, et äkki mahun ära, aga pagana kitsas on. Räägime siis tervisest. Räägime tervisest, jah. Et ma kohe ütlen sellise saladuse, mida saab tegelikult lugeda ka ajalehest. Et Priit on selline unikaalne mees, kes on oma kehakaalust võtnud alla 120 kilogrammi. Ja ma ei teagi, kas see on hea koht, kust saadet alustada, aga kuidas sa selle 120 kilogrammini jõudsid siis üldse? Et see vist väga tervislik ei olnud kokkuvõttes. Kas sa tahtsid küsida seda, et mitte kuidas ma jõudsin 120 kilogrammini, vaid seda, kuidas ma jõudsin selleni, kust ma hakkasin alla võtma? Jaa, vabandust, oligi just, et kuidas sa jõudsid selleni, et sul üldse avanes selline võimalus, et sa saaksid alla võtta 120 kilogrammi oma kehakaalust? No, ütleme, et päris ausalt ampshaaval. Ütleme, et üks lusikas Issile, üks lusikas Emmele, üks lusika täis naabrimartale. Noh, ja eks kogunes aastatega kõik, mis läks sisse, see sinna nagu jäi, sellepärast, et elustiil oli selline. Ütleme niimoodi, et see saate esimene pool siis võib olla küll sellest, et ma võiks pikalt rääkida, mismoodi inimene saab täiesti ise oma tervise täiesti tuksi keerata. Jaa, lihtsalt ma korraks hüppan tagasi, minul on ka omad tervisehädad, et kes ei tea. Ma kõigepealt ütlen muidugi, et Priit on ka päris pikk, et Priit ei ole nagu mingi 1,50 pikk, vaid pigem sa oled mingi sinna 2 ligi vist, et selles mõttes, et sa oled üsna suur inimene ka, et ega see... No ma olen isegi kunagi olnud vist natukene üle 2 meetri, aga aeg ja eluraskused minu õlgadel on surunud seda allapoole, nii et vist on mingi 1,98 meetri alles jäänud, 99. Võta, hommikul on ju pikem. Ja. Noh, ma mõtlen inimene ja siis mehed garaažis. Millest räägivad mehed garaažis? Mehed garaažis ei räägi naistest, nad räägivad pikkusest ja tervisest. Et see on selline üldteada fakt, et inimene siis, kui ta öösel magab, siis tal ilusti kõik nii-öelda keha nii-öelda läheb oma normaalpikkusesse tagasi ja kui ta terve päeva on püsti, siis õhtul ta on lühem, nii et ma ei ole ennast hommikul ja õhtul mõõtnud. Ja minul on jällegi see asi, et mina istun ratastooliga, sõidan ringi hästi palju, mis on ka suhteliselt mugav, aga mitte talvel. Ja siis mul on selline tunne, et ma tõusin püsti nüüd hiljuti mingi kuskil, oli paar sõpra olid kõrval, kes minust on nagu alati sellised, tundub, et 5 sentimeetrit pikemad või niimoodi. Ja siis mul järsku tundus, et nad on umbes sama pikad kui mina. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et kas see on sellest, et ma nagu ei seisa oma 2 jala peal ja siis kui ma vahepeal seisan, et siis ma ei ole nagu seda oma endist pikkust nii palju kaotanud. Aga see võib-olla see on, ma lihtsalt mõtlesin selle välja, ma ei tea. Või et nemad on ikkagi natuke lühemaks jäänud. No aga ratastoolis sa oled ikkagi nagu nii-öelda siis vertikaalselt. No ma olen, aga jalgade peale ma ei toetu, vaata. No aga jalad vist inimesel ei vaju ka eriti kokku. No võib-olla küll, jah.
no ühesõnaga, selgroolülid on. No siis oli võib-olla täitsa rumal mõte praegu. Ei, no, aga see võib olla lihtsalt see, et nende elumured on olnud suuremad. Raskemad. Ja, võib küll. Ja, see on maailmale nähtamatud pisarad. Ja. Nad ei näita neid sulle. No just. Ja see ongi, et ega meestena ja üleüldse, et ma arvan, inimesed võib-olla väga palju ei taha oma tervisest rääkida. Et aga, ja siis ongi, et tervis on nagu selline nähtamatu asi nii kaua, kui ta ära kaob. Et siis saad aru, et sul enne oli see tervis, aga siis nüüd enam ei ole ja nüüd on tagasi seda saada, on ka mõru raske, et kuidas seda üldse saada, ei teagi, kuidas saada tagasi. Noh, eks teatud kohast on vist see, et seda ei saagi tagasi, saad ainult pidurdada selle nagu kiiret lõpuni jõudmist. Aga noh, meestel on jah see asi, et tervisega, vaata, noored mehed reeglina novembrikuus vuntsi ei kasvata, on ju. Siis vaata, november on ju meeste tervise kuu ja mingil põhjusel seda seostatakse nagu siukest puhmas vuntsidega, mis tavaliselt kellelegi ette ei sobi ja siis, kui sa näed, et mõni su hea kaaslane on hakanud vuntse kasvatama, siis sa saad aru, et näed, sellel mehel on tervis käest ära. Kui mul oli laps, oli hiljuti ta nüüd nuiab, et ma kasvataks endale vuntse, aga ma ei tea, ta teab juba ammu, et mul tervis ei ole nagu liiga hea, aga ei tea, miks tal siuke mõte tekkis. Ta arvas, et see on kuidagi tore. Noh, sellepärast, et jõulud on tulemas. Jõulud ka, jah, just. Ta võib-olla loodab, et võtta ühes filmis ju ka kellegi isa muutus jõuluvanaks ja siis tuli mingi kingisaaniga. Muidugi need kingid läksid kellegile mujal, ma täpselt ei mäleta, aga no, see võib olla nagu siuke assotsiatsioon. Jaa, aga veel, et siis kuna mul on siin mingid omad hädad olnud, et siis ma sattusin ükskord ühe selle, kuidas ta on, füsioterapeudi juurde, kes üritas aidata mind. Ja siis füsioterapeut ütles minu arust päris targasti, ütles, et ta oli üsna noor tütarlaps, aga ütles, et inimesed hakkavad surema umbes 35. eluaastal. Noh, see on võib 30 või võib 40 olla, eks ju, aga kuidagi niimoodi ütles, et siis nagu inimestel nagu umbes selle aja peale, et tuleb nagu, et enne seda nagu ei märgata väga, aga siis selles vanuses hakkavad tekkima mingisugused nagu hädad. Ja siis, kui ma mõtlen inimeste peale, kes elasid 100 aastat enne meid või 150 aastat enne meid isegi, võib-olla, ma ei tea, et räägiti, et siis oli inimeste keskmine eluiga oli 45 aastat. Aga eks see ilmselt sõltus, ma arvan, et tegelikult väga head statistikat ei ole, kuigi see mingisugustest kirikuraamatutest, ma arvan, saab välja võtta, aga siis olid teil mingid sõjad, on ju, siis olid eriti halvad tingimused tööl, pidi töötama kauem kui praegu. No, vaata, võib-olla see on natuke sellega ka seoses, et need asjad, mida nemad nagu medikamentidena sisse võtsid, et tänane see teatud ringkonna MMS on sellega võrreldes suhteliselt süütu nii-öelda tilgutatav kraam. Ja siis oli just hiljuti rääkisime kellegiga, et võtta puhast vett ei olnud ka. No sellepärast ju olid nii-öelda nendes kloostrites, tehti õlut. Ja, õlut ja siis ka veini on ju. Ja, sest see ei olnud mürgine. See on mürgine. Ja siis oligi see, et mõtlesime, et näed, et siin keegi rääkis, et millal ta esimest korda alkoholi tarbis, et siis toona lapsed saadeti kooli mingisugune 8-9 aastased, et kõigile panti mingi õlu kaasa. Et ega sa ju siis seda nagu vett jood, siis saad mingi kõhuhaiguse. Et selles mõttes, et inimesed juba suhteliselt varaselt hakkasid harjuma ka alkoholiga. Selle külje pealt ei olegi nagu, ma olen nagu proovinud küll siukseid enda jaoks huvitavaid populaaraajaloolisi teoseid lugeda. Aga ma ei ole kunagi nagu jõudnud selle kohani, et mida lastele kooli juua kaasa anti. No see oligi meil tegelikult selline garaažiteooria, et väga päris täpselt ei tea seda. No vaata, eks tõenäoliselt probleem oli kõige suurem tiheasustusalal, kus nagu fekaalid ja joogivesi nagu võisid nagu kergelt sattuda nagu siuksesse samasse veehaardasse, aga kui sa olid kuskil, nagu eestlasel kombeks on see, et sa pead ikkagi terve päeva kõndima hobusega ja ärga järel vedama, et naabri majani jõuda. No siis ma arvan, et võib-olla see vesi tuli puhtast loodusest, nagu tänapäeval pudelivesi.
ja võib-olla, jah, seda võib-olla küll, jah. Aga jah, tihe asustusaladel ilmselt, jah. Ja kus juures, vaata, siis joodi ju ka piima. Jaa. Sellepärast, et kui räägitakse sellest, et mõned inimesed ei talu laktoosi, ja. siis ju vist ma saan aru, et tegelikult laktoosi talumine on siuke omandatud mutatsioon. Ehk siis need inimesed, kes kunagi talusid laktoosi, nende võimalused ellu jääda ja sigida olid suuremad. No võt, ja jälle väga huvitav. Ajalooline. Ma ei tea, kas see ekskurssiga ma täpselt jälle ei tea, aga me siin nagu mõtleme eluga kaasa. Ei, ma olen seda kuulnud täiesti kindlatest teaduslikest allikatest. Ma arvan, et seda rääkis minu pojale tema keegi õpetaja. No kui õpetaja rääkis, siis õpetajad on targad. Õpetajad on targad. Ütleme, minu poja õpetajad on eriti targad. No, selles mõttes ma sügavalt austan neid. Aga kui nüüd tervise juurde tagasi minna, et ühesõnaga ampsu haaval, mis sul see maksimumkaal siis oli? 240, ma mäletan päris hästi selles mõttes, aga selle kaaluga on nagu siuke lugu ju ka, et kui sa nii palju kaalud on ju, no siis ega see enda kaalumine ei olegi mingisugune lihtne ettevõtmine, et ja noh, need kaalud, mis sind juba siis näitavad, noh, need kipuvad näitama veoautosid ka. Et noh, mõni sendi pealt ei oskagi niimoodi öelda, aga 240 oli küll, isegi äkki 245, võib-olla on see nii-öelda kõige suurem number olnud. Ja samal ajal see ikkagi inimene peab olema päris tugev, et ta nagu sellise raskusega nagu ringi jõuab kõndida. Mina näiteks, ma arvan, ma ei ole mitte kunagi olnud nii tugev, et ma suudaks nii suure raskusega trepist üles või alla minna. Tead, kunagi oli siuke situatsioon, et see oli siis, kui ma olin võtnud alla, mis see siis oli? Ma olin alla võtnud 70 kilo. Ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas see oli liikuda, noh, spordisaalis. Võtsin mõlema käe otsa 235 kilost hantlit. Tead, ma valetan, äkki need oli 38 kilosed hantlit, sest 35 oli kellelgi parasjagu käigus. Igasuguseid tugevaid mehi oli. Ja proovisin kõndida. Noh, seal spordiklubis kõndisin vast siuke 25 meetrit edasi, 25 meetrit tagasi. Pagana raske oli. Ja siis ma mõtlesin selle peale, et kurat, mõni aasta tagasi ma nende samade hantlitega, mis mul olid nagu keha ümber seotud, läksin trepist üles ja läksin pesema ja siis läksin koju ja siis igale poole läksin. No, ütleme niimoodi, et ega see minek ei olnud nüüd võib-olla nüüd siuke liiga käbe. Jah, siuke kepsutamine, aga mindud ju sai. Ega siis kuskil käimata ei ole jäänud. Just. Ja, et selles mõttes see on huvitav, et inimene harjub juba hästi selle raskusega. Aga see ei ole küll nüüd tervise küsimus, aga nüüd ikkagi, kuidas sa lennukisse, kas sa lennukiga sõitsid ja kuidas sa mahtusid sinna, kas sa võtsid ühe koha või sa võtsid 2 kohta siis või? Tead, sellega on igavene jama selles mõttes, et eks ma vahetavalt pidin ikka käima tööasjus lendamas ka. Ja ma mäletan, see oli üks kord, ma käisin Saksamaal ja siis soomlaste lennuk on Finnair. Jah. Just. Ja see Finnairi nii-öelda siis teenindaja, kes seal nii-öelda Saksamaa Finnairi letis oli, vaatas, et noh, sa oled siuke suurem, et anname sulle sinna varu väljapääsu juurde selle istekoha, sest vaata, seal on pikem jalaruum, sest muidu iseenesest ma istusin alati niimoodi, et mul oli see topelt nii-öelda ööpikendus, kitsas oli, ikka väga kitsas oli. Ja siis oli see, et istusin sinna ilusti maha ja ootasin seda veepikendust, millal mulle tuuakse, sest seda seal ju standardis igal pool ei ole. Siuksed minusugused ei sattunud sinna väga tihti. Ega see Ameerika ei ole meil siin? Just, täpselt, ega see Ameerika ei ole, see oli Saksamaa. Ja siis tuligi stjuardess, ütles, et vabandage ära, et te ei saa siin kahjuks istuda, sellepärast, et selle koha peal tohivad istuda ainult need inimesed, kes suudavad kaasreisijaid aidata avarii väljapääsust välja õnnetuse korral. Vaatasin
teisele poole ülekäiku, seda nii-öelda vahekäiku, kus oli ka avarii väljapääs. Seal istus siuke 85-aastane vanaproua ja tema 90-aastane abikaasa selle sama nii-öelda avarii väljapääs ukse ees ja siis küsisin, et vabandage, et kas te tõesti arvate, et ma olen vähem mobiilne kui need kaks? Siis stewardess mõtles tekkinud olukorra üle, tõenäoliselt kalkuleeris, kui suur on võimalus, et see lennuk teel Soome alla kukub. Ohkas ja tõi mulle selle pikenduse, sest vaata, võrdle kohta mine ütle vana paarile, et kuulge, et te peate ka nüüd ära minema. Jah, sellepärast, et ei suuda. Aga selles mõttes, et ega tagantjärgi mõeldes, ega selles mõttes siukses kaalus inimene ikkagi väga, väga suutlik ei ole. Sellepärast, et tal nagu enda liigutamisega on nii palju tegemist, et väliseid asju mõjutada on nagu väga raske. Aga millal sul siis tekkis see mõte, et võiks kuidagi vähema kaaluga olla või äkki on tervislikum või kuidagi? Et mis see nagu käivitav selline, mis see trigger oli? Päästik? Tead, ega inimest, eriti meesterahvast, nagu käivitavad ikkagi mis asjad? Nagu nälg, sugutung ja surmahirm. Et nälga mul ei olnud, abikaasa oli ka olemas ja siis kui arst ütles, et nüüd on apu. Vaata, siis tekkis surmahirm. Ja ütleme nii, et see oli siuke mööda rääkimine. Ehk siis läksin siuksele täitsa tavalisele korrapärasele kontrollile, kus juures ennem seda ma olin saanud juba teist tüüpi diabeedi diagnoosi. Paksud inimesed saavad teist tüüpi diabeedi. Selles mõttes, et ja see teist tüüpi diabeet tegelikult tagantjärgi tundub, et see on seotud sellega, et inimese nii-öelda siis tekib üks sisene rasvamine ja maks rasvab ära ja siis tekib insuliini siis, kuidas see nüüd on, resistantsus või? Ehk siis insuliini toodetakse, aga insuliin on vaata see asi, mis ütleb kehale, et nüüd saab hakata nagu suhkrut sööma, et nende rakuk võtke suhkur vastu, aga siis on see, et teatud hetkel nagu rakkudel on sellest insuliinist juba vahet ei ole. Ja siis oli see, et läksin siuksele tavapärasesse kontrolli arsti juurde, sellepärast, et mul see diabeedirohi nagu ei võtnud hästi enam suhkrut alla. Aga selles mõttes sul oli varasemalt oli ka ikkagi mingi, mõtlen enesetundes, peale selle, et nagu väga käbedalt ei liigu, aga et oli mingisugune selline elu oli chill. Elu oli chill, ei olnud mingit sellist nagu, et tunned, et nagu mingi... kõige rohkem häiris see, et ma ikkagi kipusin nagu seda nagu teleka ees seda diivanit vaata, vedrud vajusid ära. Okay. Aga endal ei olnud nagu, see oli ka muidugi paha vaata, et riidid oli nagu napilt saada. Et mida sain lasta enda nõmmelda ja mida ei saanud, siis need nägid välja nagu oleks teiste inimeste riiete pakendid on ju, mida ma kannan. Aga see selleks kõik. Et ei enda ka midagi. Aga siis jah oli see, et läksin arsti juurde ja arst võttis vereproobid ja siis ma nendest numbritest veel väga midagi ei teadnud. Ja siis tavaliselt sul on ka tõenäoliselt, et sa lähed arsti juurde, arst võtab vereproovid, siis ta helistab sulle järgmise päeval ja ütleb, et Veiko, sa tubli poiss, kõik on hästi. Võib-olla natukene kolesterooliga on see, et hoia siis muna pealt kokku, et ära siis seda söö ja kõik siuksed asjad. Ikka tavaline. Aga mulle ta helistas ka ja ütles, et kuule, tule läbi. Ütleme nii, et see oli siuke kurja kuulutav tule läbi. Ta võib-olla mõtles rutiinselt, et tule läbi, aga pagan seda teab. Igal juhul sinna läksin, siis ta ütles, et tead, siin on näitudega ikka väga pahasti. Ja kuna ma olen tegelikult atesteeritud paanikosakonna juhataja, ütleme niimoodi, et kui kunagi ma enam elektrikuna tööd ei saa, siis ma võin nagu õpetada paanitsemist. Okay, väga hea. siis juhtus niimoodi, et nii-öelda, mina sain aru, et ongi pahasti. Siis küsisin, et palju mul jäänud on. Ja tema nagu, ma ei tea, mida tema mõttes, tema mõttes 1 aasta.
mina tean küll, mida ma mõtlesin, et ossa raisk. ja noh, võtta, paks inimene iseenesest teab, et ta on siuke, ta ei ela kaua. Ehk noh, võtta paksud inimesed ei ela kaua, see on see, et tegelikult muinasjutud ei ole tegelikult õnneliku lõpp, see on ainult laste raamatus ja paksud inimesed lihtsalt ei ela kaua ja siis inimesed nagu, ütleme, et iga ülekaalune inimene tegelikult on sellega nagu arvestanud. Aga ta arvestab sellega, et see lõpp tuleb kunagi. Just. Noh, see tuleb nagu, ta ei ela kaua, aga see ei juhtu homme. Tead, kui sa saad nagu ajaraami, siis see on nagu siuke üllatav tunne. No ja siis mul perearst on Õismäel. Istusin autosse ja sõitsin mööda Õismäed ringi. Minu siuksed lapsepõlve mängumaad. Ja mõtlesin, et ossa raisk aasta. Jah. Kas nii vähe oligi kõike seda? Jah, just täpselt. Kas nii vähe seda kõike oligi? Ja siis mõtlesin, et okei, et tegelikult me ei pea saia sööma. Ja noh, vorsti peab ju ka peale panema. Ja jänes sööb ju ka seda maltsa ja mis tal siis viga on. Vaata, jookseb hundi eest ära vahetul võidabki. No ja siis et niimoodi, et tõenäoliselt võtsin siukse mitte kõige jätkusuutlikuma lahenduse, aga põhimõtteliselt hakkasin lihtsalt võrdlema inimese baas energiatarvet ja seda, kui palju ma kauba etiketi järgi endale energiat sisse sõin. Ja noh, meeste rahva baas energiatarve, eriti siukse suure ja lihava, nagu mina olin, võiks olla siuke kuskil tõenäoliselt 2500 kilokalori juurde, siis ma proovisin, et ma söön siuke 1600. Töötas küll. Ja siis vaikselt kaal nagu vähenema. Ja, kus juures see täitsa okeilt läks, et siuksed väikeste treppidena. Aga kas oli siuke nagu näljatunne ka või siis vahepeal mõtled, et tahaks rusikaga läbi seina lüüa või kus midagi? Ajab vihaseks ju? Ei, vihaseks ei ajanud. Selles mõttes, et vaata, on siuksed inimesed, kes nagu mõtlevad, et nemad näiteks, neile kangesti maitseb sealiha. Aga mul ei ole siukest asja, sest mulle tegelikult maitseb papukapsas ka. Ehk siis ma tegin selle siukse valiku, et ma vaatasin, mis on need asjad, mis mulle muidu maitsevad, aga mis sisaldavad vähe energiat. Tõenäoliselt ma välistasin väga palju siukseid kasulikke asju, mida tegelikult peaks sööma, aga mis sisaldavad palju energiat, näiteks pähklid ja puuviljad. See hetk oli minu jaoks nagu täiesti null, sest tegelikult puuviljade sees on ju suhkur. No ja siis need jäid välja ja niimoodi ma siis alla võtsingi. Kalorsuse kaudu või kalorite arvutamise kaudu sa said nagu maha, aga kas sa mingit füüsilist aktiivsust rakendasid ka või? Ja ikkagi veel, lähme tagasi selle juurde, et mida see arst siis nagu, mis on nagu sassis oli, mis numbrid nagu, mida näitasid või mis see nagu teinud oli? Ütleme niimoodi, et kui ma nagu tagantjärgi nüüd juba natukene olude sunnil numbrites teadliku inimesena olen seda proovi vaadanud, siis ei olnud väga hullu midagi. Maksanäidud olid halvad. Ehk siis tõenäoliselt saigi nagu alguse tõsisemat mu siuke maksahaigus, aga sellest hetkest, kui ma võtsin alla, siis kõik läks selles mõttes hästi tagasi. Ja perearst pärast ütles, et ei, ma ei mõelnud, et sa aasta pärast ära sured, ma ju niimoodi ei ütleks, et ma mõtlesin, et sul on aasta aega veel, et ennast kätte võtta. Aga ütleme, et aasta aja pärast ma olin ennast juba üsna kätte võtnud. Läks tõlkes kaduma, aga võib-olla oligi hea, et tõlkes kaduma läks. No kindlasti sellepärast, et ütleme, et ilma selle äratuskellata ma ei oleks küll midagi tegema, aga ma oleks läinud koju ja teinud omale suure võileiva. Jah. Aga siis sul on ikkagi keskmisest inimesest tugevam tervis, ma arvan. Ma nii väga tahaksin, et see nii oleks. Jah. Aga mis see siis teeb? No, ütleme, kui me võtame, sa oled nüüd selle enda jaoks võib-olla paremini läbi mõelnud ja tunned anatoomiat minust paremini,
et mis see siis, inimesele maks on ikka umbes sama suur, et siseorganid, okei, võib-olla sööd, et siis ta läheb nagu see magu läheb kuidagi suuremaks, on ju, et aga mis selline nagu, no kindlasti on see, et kaal on, eks ju, igasugustele liigestele, et kui sa pead kõndima ja et mida see kõike nagu mõjutab? Oota, ütleme, et mis nüüd minu siuke, ma ei oska öelda, kas see nüüd kurb saatus on, aga see, et siis kui ma arvasin, et oota, ma olen nagu võtnud kaalust alla ja kõik on hästi. No siis tuli välja, et tegelikult ma ikkagi kõik selle, mille ma olin omale kunagi tellinud. Ja. No see saadetis jõudis kohale. Ehk siis praegu selles mõttes nüüd liiga hästi ei ole, et kui inimesel tavaliselt maks on selline organ, mis taastub, no siis minu maks enam ei taastu. Ta on siuke taastumatu organ. Aga kui tohib küsida, mis see tähendab? Kui sa ei taha rääkida, siis ära muidugi räägi, aga mis on nagu, ma võtan, mis see tehniliselt nagu, mis see on? Tehniliselt see tähendab seda, et ütleme niimoodi, et sa tead, et väga paljud joodikud survad sellepärast, et neil nagu maks lõpetab ära. No nii räägitakse, jah. Aga ta siis ei filtreeri enam seda nii-öelda alkoholi läbi või? See on see lihtsalt, et maks hävib alkoholi puhastamise käigus ja nii-öelda tekib sinna põletik ja põletikust, kuna sinna alkoholi läheb järjest peale, see põletik mitte ei parane, vaid siis nii-öelda seda, mis siis on mingi armkude või midagi siukest, tekib sinna järjest juurde, siis lõpuks tekib tsirroos ja siis on see, et maksafunktsioon saab otsa ja ilma maksafunktsioonita inimene elada ei saa, sellepärast, et maks ütleme, et maks on inimese kõige suurem keemiakombinaat. Ja kui sa saad hakkama ühe neeruga või igasuguseid siukseid organeid asendatakse, maks asendatakse ka siis, kui sa kuskil leiad. Kellegil on läinud halvasti, siis saab. Mõni mootorrattur või tervitused mootorratturitele. Sa oled ka mootorrattur ja veel lisaks. Ja kus juures ma võin vahele rääkida ühe naljaka jutu mootorratturitest. Selle organi doonorlusega, kus juures läheb väga hästi kokku. See on see, et ühes väikeses Alevis avati mootorratta pood. Ja õhtul siis kohalikust surnukuurist helistati mootorratta poodi ja küsiti, et palju te neid täna müüsite? Mootorratta pood, et täna oli hea päev, 3 tükki müüsime. Okei, üks sõidab veel kuskil ringi. No jah. Nii et jah, aga ühesõnaga, tõenäoliselt mis nagu minu jaoks nagu selle maksa nagu tuksikiiras oli see, et vaata, kui inimene on paks, siis suure tõenäosusega mingil hetkel ta maks rasvab ära. Ja tegelikult see ongi nagu väga paljude meeste probleem, ehk siis see, kui sul tekib siuke nii-öelda kõhu rasvumine. Vaata, Ivan Orava selles raamatus Mineviku helesinised mäed, seal ju räägiti küll sellest, et seal koos Pätsuga olid põrgus Eesti tublid talumehed. See oli siis Vats, tubliduse sümbol Vats võbisemas üle püksi värvli. Aga tegelikult on see lugu, et kui maks rasvab ära, siis igasugune alkoholi kogus ükskõik milline on tegelikult väga, väga kahjulik. Ja eks ma ei ole kunagi vitsis ülitanud, ma nüüd võib-olla päris selliseks professionaalseks alkohoolikuks ennast ei pea, aga kunagi ma kindlasti tarbisin ja see koos mu kaaluga ikkagi lõpetas selle võimaluse edasi tarbida ära. Aha, ega see ei olegi mingisugune hea asi, et mina olen ka tarbinud, aga viimasel ajal ja mõtlen, ma ei tea, võib-olla isegi 1,5 aastat ma ei ole vist peaaegu üldse tarbinud. Ja ma ausalt ei tunne nagu väga puudust ka. Mina ka mitte. Selles mõttes, et mis ma valetan, tunnen küll, vaata, eile õhtul käisin trennis, mängisime sulgpalli ja siis õhtul täiesti 2 võõrast inimest kõrval rääkisin, mida nad teevad jõulude ajal. Üks ütles, et teevad klögi. Seda Vana-Tallinna klögi ja seda ei, et ma võtan tead seda Põltsamaa oma ja ajan selle kuumaks ja sinna valan nagu sortsu Vana-Tallinnat sisse, et see tuleb nagu palju nagu soodsam. Ja siis ma mõtlesin küll, et kurat, et
praegu mehed peate seda rääkima. Aga, ja noh, vaheta vahel, vaata siis, kui lähed kuskile sünnipäevale, mis sa viid, on ju? Noh, teisele mehele lilled ei vii, on ju, võtad ikka mingi pudeli, on ju. Võtta, ja siis ongi nagu see, et kui sa lähed nagu, või noh, ütleme, et kui mina lähen nagu siin alkoholipoodi, siis ma ikkagi vaatan nagu ringi natukene nagu amputeeritud jalgade inimene jalatsi poes, mõtled, et kurat, kus on vägevad värgid, kuidas need maitsesid. Aga noh, ütleme, et ülejäänud ajal ei ole nagu vahet. Aga kui sa nüüd küsid selle nagu füüsilise asja kohta, siis tead, kaalu ei saa langetada trenni tehes. Ehk siis need on 2 täitsa erinevat asja, ehk siis sa ei suuda mitte kunagi nii palju teha trenni. Eriti kui sa oled väga rasvanud, et sa suudaksid võtta kaalu alla. Ehk siis kaalu sa ikkagi saad maha võtta ainult niimoodi, et sa korrigeerid oma söömist. Aga mis sellega kaasneb, on see, et vaata, kuna sa oled, või noh, kui inimene suur ja paks, siis nagu sa ütlesid, et vaata, ta peab ennast liigutama ja siis on nagu mingisugused lihased ja kõik jututud. Siis kui sa oled söögiga dieedi, nagu defitsiidis, siis see tähendab seda, et su lihased ikkagi kaovad ka ära. See on nagu nõrgemaks üldiselt ikkagi. Ja tead, siis on see, et sa oled mingisugusel hetkel märksa kõhnem ja siuke püdelam. Ja. Muidu olete turd, aga siis oled püdel. Just, muidu sa olid, ei ole turd, et sa oled ikkagi mitte inglise keeles turd. Ennem olid nagu, oota, ma mõtlen, mis see sõna võiks olla. Lihav? Ei, see võiks olla, see sõna võiks olla midagi sellist, mis iseloomustab nagu puhvis, on ju. Aga noh, ütleme, et nagu täis topitud ka, on ju. Vaata, puhvis on nagu ainult karvast, aga vaata, see oleks nagu siuke mänguloom, mis on nagu vatti täis, aga puhvis ka. Aga pärast olid püdel, just. Ja vaata, selleks, et sellest püdelast lahti saada, selleks peab hakkama tegema nagu mingisuguseid siukseid füüsilisi liigutusi. Aga siis ongi nagu see, et vaata, sa kulutad energiat sellele füüsilisele liigutamisele ja samas, kui sa hoiad ennast toiduga defitsiidis, siis see on nagu kuradi keeruline. Lihtsalt on nagu raske, tunned, et ei jõua ja kuidas see, mis tunne on? Noh, ütle, ma ei teagi. Aga samal ajal tegelikult, kui sa nii palju kaotad kaalu, siis just kui peaks ju kergemaks minema. Aga sa ei tunne seda. Vaata, kui sa kaotaksid selle kaalu niimoodi ära, et õhtul lähed magama, hommikul vaatad, et 40 kilo läks. Pagan oleks hea tunne. Aga ei ole. Selles mõttes, et see on see, et selle 40 kiloni sul läheb mingisugune aasta aega, sa jõuad vahepeal tõusta 365 korda ja iga kord oled sa paarsada grammi võib-olla kergem, võib-olla paarkümmend. Ja iga kord oled nagu defitsiidis kalorsusega, kogu aeg kõht on tühi. Ja kogu aeg oled defitsiidis. See on see, et kui sa sööd väikse kalorsusega asju, siis tegelikult sul kõht on täis. Aga lihtsalt mingil hetkel sul saab nagu kopp ette sellest nendest asjadest, mida sa sööd. Muru söömisest. Kas muru, aga ütleme niimoodi, et täna, kui mul oleks nagu, kui ma lähen nagu kuskile välja sööma, siis ma ei mäleta täpselt, millal ma viimane kord mingit seapraadi sõin. Isegi ausalt ütlema natuke nagu siuke türgastav või ei maitse nagu. Mitte seda, et kui mul oleks see värk, et kõht on tühi. Ja siin on variant, et kas on kõht tühi või on seapraad. No siis on ilmselgelt seapraad. Ega ma mingi puritaan ei ole. Aga kui nagu on valik, et kala või kana või siis siga, no siis ilmselgelt kana. Et need siuksed kergemad valikud on kindlasti nagu paremad. Okay. Aga siis ongi nagu see, et kui sa nagu hakkad trenni tegema, siis lihtsalt hästi oluline on alustada õigest otsast. Mis see tähendab? Õige ots tähendab seda, et sa otsid seal otsas oleva inimese, kelle selja peal on kirjutatud treener ja ütled, et võta mind sellisena, nagu ma olen. Ja siis ta kirjutab sulle
mida sa pead tegema ja siis sa peaksid seda tegema. Mõistlik on seda nagu järgida. Jah. Kui sa küsid, kas ma nii tegin, ei teinud, või natukene tegin, ma tegin siis, kui ma olin suur ja paks, siis mulle tehti see trennikava. Ma käin jõusaalis siiamaani selle kava järgi. Okei. Aga ma saan aru, et siis sa lisaks jõusaalile, siis sa käid veel sulgpallis ja siis sa veel sõude ergomeetreid piinad, nii et vähe ei ole. Ja siis sa sõidad jalgrattaga kogu aeg ringi. Tegelikult ma ei saa aru, et palju nagu sinu ööpäevas nagu tunde on, aga neid on ilmselt rohkem kui minul. Aga et kuidagi sa saad selle kõigega hakkama, et mitu korda nädalas sa siis kas iga päev või kuidas sa nagu oma füüsilist aktiivsust praegu hindad? Vaata, kunagi oli see, et me käisime pojaga, siis kui ta veel elas kodus meie juures, siis me käisime ta ka trennis. 3 korda nädalas käisime jõusaalis. Ja siis meil oli siuke, ma ei hakka üldse rääkima seda, et ilmselgelt me tegime jõusaalis kõik asju valesti, aga siis oli see, et kaal juba hakkas langema. Ma ei mäleta, kuhu maani me olime jõudnud äkki 140-ni ja siis suvi oli tulemas, ma küsisin poisi käest, et mis sa arvad, et kas ma jõuan selle suvega 120 kiloni. Poiss ütles, et tead, kui sa iga päev sõuad 10 kilomeetrit, kindlasti jõuad. Ja ma mõtlesin, et lollakas. Ma ei jõua sõuda 10 kilomeetrit, sest meil oli selline nagu rutiin, et kas me tegime selle jõusaali trenni või ma sõudsin selle asemel 5 kilomeetrit. Ja olgem ausad, see 5 kilomeetrit oli kuradi raske. Mis see ajaliselt see 5 kilomeetrit on? Või toona oli ja praegu sa oled professionaalne sõudjana, ma saan aru, et siis... Ei, ma ei ole professionaalne sõudja. Ütleme, et siis, kui ma hakkasin, siis ma ehk 5 kilomeetrit sõudsin pool tundi, umbes 5 kilomeetrit pool tundi, siis praegu ma arvan, et 18 minutit äkki. Päris oluline vahe. Jaa, aga see on see, et harjuta ja siis sulle antakse. Ja siis sellest nagu, et ma ei oleks ju hakanud tegelikult ju niimoodi sõudma, vaata koroona tuli. Ja siis pandi kõik need jõusaali värgid kinni ja ma mäletan, siis ma olin veel ABB-s. Meil oli viimane preemia nende ABB nimekirjas ja ma ostsin omale sõudergomeetri koju ja mõtlesin, et hea oleks ju teha kodus ka trenni, aga olgem ausad, ega põhiliselt ikkagi poiss tegi trenni, sellepärast, et eks ta oli ka siuke noor ja võib-olla mitte kõige sportlikum sellel hetkel. Aga nooruses on energiat rohkem ja tahtmist saada sportlikumaks. Ma pean ausalt ütlema, et mu pojal on väga palju selliseid iseloomu omadusi, mida ma ei oskagi kuidagi endaga seostada. Ehk siis ma nagu kadestan seda järjepidevust, millega ta iga päev hoolimata sellest, kas ta oli haige või terve, läks sauna ja alguses sõudis 5 kilomeetrit. Siis mingil hetkel ta hakkas sõudma 10 kilomeetrit ja siis vaata, kui mu abikaasa nagu läks ja sõudis ka 10 kilomeetrit, siis ma mõtlesin, et kuidas? Mina ei saa. Miks pärast mina ei saa? Kes ütles, et mina ei saa? Läksin, sõudsin ka 10 kilomeetrit. Kurat, see võttis palju aega. See oli nagu päris siuke keeruline. Ja siis kusjuures vaata sõudmisega on see, et kui on sellised tegevused, mis ütleme niimoodi, et see töö, mida sa teed, on seotud selle distantsiga, mida sa teed, siis sõudmise puhul on tegelikult töö otseselt seotud ka sellega, kui kiiresti sa selle distantsi teed. Ehk siis, kuna see asi, mis on nagu tööorgan, see on ventilaator, siis ventilaatori nii-öelda kiiremini kinni nii-öelda käima panekuks see nii-öelda energiatarve ei ole lineaarne. Ehk siis, kui sa sõuad oluliselt kiiremini, siis sul 10 kilomeetri peale läheb väga palju rohkem energiat. Okay. Ja
no see siis, nagu autoga kiiremini sõidad, siis õhutakistus suureneb. See on see põhjus, miks pärast mitte ükski massiga osakene mitte kunagi ei saaks kätte valguse kiirust, sellepärast et maailmas puudub selline kogus energiat. No just, võt. Ehk siis oleme tagasi jõudnud füüsika juurde. Populaarteaduslikku, pinnapealselt. Just. Nii. Ja ühesõnaga siis oligi see, et hakkasin sõudma 10 kilomeetrit päevas ja näed, kadus kaal. Huvitav. Otseselt, jah. Ja võtta siis tekkis siuke peresisene konkurents. Ehk ma mäletan, et poiss oli nagu juhtis seda tabelit. Ja see oli, minu meelest see oli tema 9. klassi lõpureis. Oli see, kus meil oli see nagu aja peale sõudmine. Ja see oli see, et tema läks klassiga Rootsi ja mina läksin sõudma. Ja raisk, ma sõudsin ta aja üle. Ja see oli see, et meil on peregrupp, kõikide tänapäevastel perekondadel on peregrupp välja arvatud neil, kellel on nuppudega telefon. Tervitused Ländile. Just. Ja siis saatsin peregruppi pildi oma ajast. Kui poiss tuli Rootsist tagasi. Esimese asjana ta läks sauna, sõudis selle aja üle, ütles, et kui sa seda hakkad veel ületama, no siis ma ei tea. Siis ma suren ära sõudes. Ja ei noh, eks me ületasime korduvalt neid aegu, nii et ja siis kuidagi läkski niimoodi, et tütar hakkas ka sõudma, tütar kutsuti võistlustele ja siis kui vaata, juba viid lapse võistlustele, siis sa ju mõtled, et kui ma siin olen, ma siis osalen ka, siis me poisiga mõlemad osalesime võistlustel, läks täitsa nagu mõistlikult ja noh, ütleme, et spordi mõttes me ei ole seda kunagi teinud. Aga ta ongi siuke... Oota, ka võistlustel te olete ju saavutanud või sa oled ka saavutanud mingid kohti ka ju? Või ei ole või? Selliseid kõrgeid või? Noh, jaa, selles mõttes jah, ma sõuan üsna kiiresti. Et, aga ma rohkem ei võista ära. Aha, okei. Miks? Et noh, see on see sama asi, et vaata selle nagu maksahaigusega võivad kaaslased mõningad sellised komplikatsioonid ja see siuke väga ülemäära pingutamine ei ole nagu hea. See pärast on halb olla ka ilmselt. Vaata, halb on olla niikuinii, aga kelle siin hea on. Ja, seda küll. Just. Ja siis oli see lugu, et see oli sulgpalli mängides, see oli see nii-öelda siis sügis, millalgi me poisiga arutasime, et kas me lähme ja proovime või. Ja siis ta ütles, et kuule, et mõtle, et sa oled keskealine inimene, kes terve oma elu on tegelenud oma tervise nagu eest mitte hoolitsemisega. Et ilmselgelt see pingutus tegelikult ei ole nagu su südamele hea, sest mitte ükski osa su kehast ei ole nagu ette valmistatud selleks, et siukest asja teha. Ja kui sa selle käigus nagu sured ära, lähed põrgusse ja seal kuskil satud kokku vanaisaga, vanaisa küsib, et kuule, et poiss, mis sul juhtus? Ja siis sa ütled, et oli pulga küljes oli kett. Kurat, proovisin seda kõikidest kõige kiiremini tõmmata. Mis näoga ta sulle otsa vaatab? Ja siis ma nagu mõtlesin, natukene nagu oleks seda. Vaata, siin ongi see, et las sportlased teevad sporti. Et mina lähen suuan siuksest, ütleme, et aktiivse liigutamise vajadusest. Sama põhjus, miks ma sõidan jalgrattaga, miks ma mängin sulgpalli. Sulgpalli ma mängin tegelikult sellepärast, et ma olen laisk, sest vaata, treenis on raskem. Ja, aga sulgpall on samas ka selline hästi, et ta nõuab sellist head koordinatsiooni ja ikkagi päris kiiret, nagu sellist hetkelist kiiret liigutamist. Ta ei ole nagu selline pikaajaline kurnamine, aga ta on nagu selline, minust sulgpall on väga huvitav, kui sa mängid seda. See on hästi meeleolukas. See on vaheldusrikas, ma ei oska öelda, et see nagu... Just, see on siuke mõnus. Ja vaata, see ongi see, et ilmselgelt sulgpalluriga võrreldes mina seisan lihtsalt ju reketiga keset platsi.
Ja teed kätega sellist nagu tuuleveskit. Ütleme, et suvaliselt kooserdan seal. Aga kui sul on nagu 4 sõpra, kes ka suvaliselt kooserdavad koos sinuga, siis see ongi siuke mõnus koos nii-öelda liikumine platsi peal, selles mõttes, et ilmselgelt see surgpall on väga kiire, väga siuke energiakulukas mäng siis, kui sa oled professionaal. Samamoodi vaata, jalgrattasõit on väga energiakulukas siis, kui sa oled professionaal, aga kui sa lähed lihtsalt istud ja veered ja vaatad ümberringi loodust, väntad vahepeal, siis ei ole hullu. Siis on siuke, mitte et ma nüüd kõige aeglasemalt sõidan, aga ütleme niimoodi, et minu jaoks siuke meeldiva ilmaga mõnus sõitmine on täitsa hea. Sa sõidad ju kogu aeg ka mingisuguse ebameeldiva ilmaga ja niimoodi, et nagu ma ei tea, taevast saab bussnuge põhimõtteliselt. Aga ennast tuleb ju vahetavalt proovile panna. Kusjuures vaata, see ongi nende siukeste aktiivsete asjadega, see, et isegi kui sa ei tee seda spordi mõttes, siis sul on alati üks konkurent. Sa oled sina ise. Ja selles mõttes, et sa pead ennast võitma. Ja selle juures ongi nagu see huvitav asi, et kus kohas on see piir. Sa lähed, katsud seda piiri ja proovid nagu mitte üle ääre kukkuda. Jaa, nii on vist, jah. Ja see jalgrattasõit selles mõttes ongi siuke ka, et kui sa sõidad nagu ainult ilusa, mõnusa siukse suvise ilmaga, siis see on nagu üks asi, aga teine asi on see, et kui sa sõidad siukse mõnusa talvise ilmaga ja sa pead selle vastu, siis pärast sul on hea meel. Jaa, mul meenus 2 juhtumit enda elust. Ma olin ka päris nagu aktiivne jalgrattasõitja, aga kuidagi mulle väga meeldis jalgrattaga sõita. Aga siis, ma arvan, ma võisin olla mingisugune 16, 17, 18 äkki, siis ma umbes sinna kanti. Ja see oli see, et kellelgi oli mopeed ja siis minul oli jalgratas ja meil oli paar sõpra olid veel, kes olid jalgrattaga. Terviseks. Tervist, aitäh. Ühesõnaga, ja siis oli, kihutasime jalgrattaga. Tema kihutas mopeediga, vist Delta või mis see võis olla, või oli Mini äkki. Ja siis me üritasime siis jalgratastega järgi sõita. Ja mingisugusel allamäge ja mul oli turist oli ka. Ja tal olid ikka käigud ka ja värk. Ja siis ma ikka punnitasin, nii et ikkagi nagu väga palju punnitasin. Ja siis ma tegin sellise, ma arvan, see võis olla võib-olla mingi 500 meetrit lõik, et eesmärk oli tast kuidagi mööda saada. Ja natuke oli, ütleme, tuul ja allamäge minek, et tal oli see punn oli põhjas, on ju. Aga ma ikka saavutasin selle, ületasin tema nagu selle kiiruse. Ja siis, kui ma jõudsin sinna järgmise, ütleme, mõtlesin, et ma lasen nüüd nagu lõdvaks, on ju. Ja jõudsin mingise bussipeatuse juurde ja siis mul nagu täiesti nagu pilt kadus ära eest. Või ma sain aru, et nagu kohe on, nagu nüüd ma kukun on ju või midagi, jätsin seisma, kuidagi kükitasin maha, aga põhimõtteliselt oli niimoodi, et ma olin nagu täiesti tühjaks ennast tõmmanud. Siis ma mõtlesin, et tagantjärgi olen mõelnud, et mis see nagu täpselt tähendas, et kuidas see nagu nagu keha keemia mõttes, et mis mul seal nagu sees nagu toimus. Kas oskad aidata mind? Ja mul oli ükskord oli sarnane juhtum oli ka sõudmisega. Ma sattusin mingisugusesse lolli võistlussituatsiooni olles mitte sõudnud ja see oli mingisugune mess umbes, kus pidi minema lava peale ja siis esindama nagu ma ei tea, mingit ühte gruppi inimesi on ju. Seal olid mingid erinevat värvi inimesed olid lava peal on ju. Ja siis seal ma ka mõtlesin, et kurat tahaks ikka võita on ju. Siis tõmbasin ka nii, et kui ma sealt lava pealt hakkasin alla minema, siis ma võtsin, et mul 2 astet oli. Ma õnneks sain kuidagi alla ja siis ma võtsin mingisugusest asjast kinni, et mitte pikali kukkuda. Kas see sõudmine oli see sama sisesõude ergomeeter või? Jah. No võtta sellega on ennast nagu kablaks tõmmata päris lihtne selles mõttes, et ütleme, et see iseenda võitmine, siis sellega on mul ikkagi paar korda olnud küll niimoodi, et sulle pulss nii kõrgeks, et sul ühel hetkel pulss läheb kõrgeks sellepärast, et sul nii-öelda veri kannab su rakkudesse toitainet ja hapnikku, aga mingil hetkel on see, et seda ikkagi ei tule piisavalt.
ja siis sa saad haamri, ehk sul keha lülitab su lihased välja. Ja. Noh, sinu kaitseks. Mul on seda paar korda sõudmise pealt olnud, ehk siis kui sa nagu vaatad, et sa oled tulemas aega, ja. Kui sa oled seda juba nii-öelda teinud siuke üle poole tunni, sul on pulss on laes ja siis sa vaatad, et sul on see õnnetu 1,5 minutit on lõpuni, et sa siin tõmbad nüüd kõik nagu välja. Et siis on küll olnud niimoodi, et mingil hetkel sa tunned, et sa tahad. Sest vaata, seal on 2 asja, üks asi on see haamber, teine asi on väsimus. Väsimus on emotsioon. Emotsioonist saad sa alati olla üle. Vaata, kui sa lähed näiteks jalgrattaga sõitma, sa sõidad 100 kilomeetrit, no kurat, sa oled 10 kilomeetri pärast nii juba väsinud, aga sa oled ju 20 kilomeetri pärast sama väsinud. Sa oled 50 kilomeetri pärast oled ka sama väsinud. Tead, kui sa ei pane seda tähele, siis sa jõuad 100 kilomeetri pärast koju ja mõtled, et polnud kullu ju. Aga vaata, haambriga on see asi, et kui sa selle saad, sa tahad seda kõike teha, aga lihtsalt su kätes ei ole enam rammu ja pole jalgadeski. Keha ei allu enam tahtele. Just. Ehk siis vaata, need suusatajad ja jooksjad ja need kõik, kes kokku kukuvad, see on suhteliselt sama asi. Ehk siis see on enda jõuvarude mitte arvestamine. Küll, kui suures hea delta sõitis 50 kilomeetrit tunnis. Sõitis, et isegi ma ei tea, võib-olla natuke üle 55 võib-olla mõni läks nagu. Kurat, sa pidi tulema väga kõva jalgratta, et turistiga saada 55 kätte. See oli niimoodi, et ta oli sujuvalt läks nagu natuke alla mäge ka ja mul oli viimase selle asja peal on ju ees kõige suurema peal, taga kõige väiksema peal ja ma ikka punitasin nii, et nagu, ma ei tea, nagu ikka nagu üle mõistusena. Et sa olid selle kukkumise ära teeninud. Ma olin selle ära teeninud, jah. Ja, sa ise tellisid selle. Siis mul kõigepealt oli vaja sellele deltale nagu järgi jõuda või ütleme, me sõitsime mingisuguse niimoodi, et tema arvestas nagu meie kiirusega. Enam-vähem siukene, aga me sõitsime võrdlemisi kiiresti. 35 kilomeetrit tunnis sa ikkagi suudad sõita, eks ju, kui on nagu okeid ilmaolud. Mitte küll väga kaua võib-olla, aga ühesõnaga soodsad ilmaolud olid. Ja siis ma hakkasin nagu sealt nagu panema juurde. Aga siis oligi, ma mäletan, et see oli umbes, kas võib-olla see 500 meetrit oli ka palju isegi, aga see, kui ma talle järgi jõudsin ja temast mööda jõudsin, see oli võib-olla mingi 250-300 meetrit. Aga just see, nagu see pingutus oli nagu, tol hetkel läks nagu selliseks, tõmbas nagu täiesti nagu pilt hakkas taskusse minema. Et see nagu... Kusjuures see siuke, vaata, siis kui sina sõitsid noorena turistiga, siis ei olnud ju veel sinu jalgratta peal spidomeetrit. No tänapäeval me kõik anname oma nii-öelda analüüsi seadmeid enda küljes kaasas, kõik pulsivööd, kellad jutud. Just. Ja siis, vaata, see oli sellel kevadel, see oli esimene kord, kui me saime nagu graveliga minna sõitma. Ehk siis talvel me sõitsime fatbikeidega, aga kevadel läksime nagu siukse nagu sportliku kõvena lenksuga, analoogse rattaga nagu turist, aga ilmselgelt tänapäeval on nad ikkagi palju parem. No on küll, jah. Ja see oli tuulevaikne ilm ja see oli see lõik, mis on siis ehitajate tee ja Paldiski maantee vahel siin ümber Tallinna läheb siuke kergeliiklus tee. Jah, tean, jah. Ja siis ma kuidagi oli siuke tunne, et prooviks, kui palju kätte saab. Ja siis ma sain ikkagi tükk aega, sain vist kätte siuke 51 kilomeetrit tunnis. Kurat, siis läksid mõlemad jalad krampi sõidu pealt. Väga rõve tunne. Aga siis mõtle, ma ei tea, kui suur energia oleks sul olnud põrkumisel mingi teise objektiga, et see on nagu päris hirmus. Jalgrattureid vaadates, see ongi see hirm ja tegelikult jalgrattaga sõites on ka see hirm, et sul peavad olema silmad ees, taga ja külje peal, et sa näed nagu kõiki neid asju ette, sellepärast, et kui sa mootorrattaga sõidad, siis sul on kiiver, sul on kaitseriietus, see on kõik selle jaoks tehtud, et kui sa kukud ja mööda maad libised, siis on nagu okei. Kui sa jalgrattaga, ütleme, et see siuke 35-40 kilomeetrit tunnis on ikkagi üsna tavaline, kui sa nagu natukenegi jõuad sõita. Kui sa selle pealt lased ennast küülili, ütleme, et paljudel ratturitel on ju see, mis on mehed lükras on ju. Ütleme niimoodi, et sa ju jääd oma nahast ja kõikidest asjadest ilma. Väga jube. Kahjuks küll. Jah, et see on hirmutav, jah. Aga ma mõtlen veel selle kokkukukkumise ääre peale ja
tervisega on samamoodi, et sellel hetkel, või ma ei tea, kas on samamoodi, ma nüüd filosofeerin, kuidagi, et kui see nagu selline ma ei tea, mis asi see on, nagu sa ütlesid ka, et hirm tuli on ju kunagi, et tuli selline surmahirm ja siis mõtlesin, et 1 aasta ongi jäänud ja siis, kui see hirm rakendub nagu, et siis see on nagu selline, kas mõtled, et see tervis, ja tegelikult tekib selline paanika hetk, mulle tundub, ja siis ei oska nagu, ja sa ei täpselt ei tea, kuidas lahendada ka seda, aga just, et siis mõtled, et see keemia kombinaat sinu sees on nagu ikkagi väga keeruline ja noh, muidu kõht läheb tühjaks, või ta on, ütleme, janu on, jood vett, läheb ära, see on nagu sükene otsene kausaalne seos on ju, põhjus tagajärg seos, kõht läheb tühjaks, sööd midagi. Aga siis nagu sellistel hetkedel, et kui sul kuidagi tunned, et aga äkki tuleb lõpp, on ju, ja siis sa äkki ei saagi nagu mitte midagi selleks teha, siis see on nagu selline päris hirmus. No ei tea, pigem on see, et sa mõtled nende asjade peale, mis nagu pooleli on. Ja. Pooleli. Tahaks need ära lõpetada, et mis pooleli on, et noh. Aga samal ajal on see, et kuhu ma tahtsin jõuda sellega natuke on see, et tegelikult me nagu väga hästi ikka ei tunne või ei oska ennast ise ka juhtida vist. No, keskmised inimesed, et miks mehed surevad varem statistiliselt, eks. Need on riskijältimad, vaata, kui sa vaatad, kui palju mehi sureb ennem siuksesse varasesse keskikka jõudmist. Ja peale 60 elavad edasi, elavad suhteliselt kõrge vanuseni vist, kui on 60 midagi peale. 65, seal ei, ma ei tea ka. Ma seda ei oska öelda, aga... No kindlasti on kuskil mingid andmed olemas, mida me hetkel ei tea. Ja, no lihtsalt, vaata, naistel nagu ei ole eriti siukest asja, et nad nagu joovad ennast täis, varavad bensiiniga üle, proovivad üle jaanitule hüpata. Et see ikkagi, vaata, see oli see, et mismoodi see lugu oli, et siis kui Jumal jagas mõistust, siis ennem seda ta kahjuks jagas nii-öelda seda, sa tead seda lugu? Ei tea. See on see, et Aadam ja Eeva on ju. Seal Jumala ees. Jumal ütleb, et head inimesed, et lõin teid enda näo ja kõige järgi, et mul oleks nüüd teile mõned kingitused anda, et esimese asjana ma tahaksin anda Aadam kohe käsi püsti, minule, mina tahan, anna mulle. Oota, las ma lõpetan. Esimese asjana ma tahaksin anda teile püsti pissimise oskus. Aadam, anna mulle. Okei, Aadam, võta püsti pissimise oskus, tühja sinuga. Aadam käib, sirtstab igale poole. Jumas, et tead, see teine asi, mis ma tahtsin jagada, see tegelikult oli nagu kaine kaalutlev mõtlemine, et aga Aadam on praegu hõivatud, et Eeva võta siis endale. Ma arvan, et mingisugused feministid äkki mõtlesid selle välja, selle loo. Ma ei tea. Kui see oleks päriselt olnud, on ju, kes seda mäletaks? Aadam ju ei rääkinud. Ei usu, jah. Peale selle tal ei kuskil sirtutama seda, ei teadnud nii seda. Just, täpselt. Aga jah, et kuidagi ikkagi see, mis ma ei oska seda hästi nagu kuidagi formuleerida, aga et kui sina ütlesid, et sa mõtlesid välja selle, et kuidas nagu sellest kaaluküsimust lahendada, eks ju, et see arvutasid on ju kaloreid, nii palju läheb sisse, nii palju kulub ära. Kusjuures fun fact, kas sa tead, kus kohast tuleb välja omandatud toit? Enda arust tean, aga üllata mind, palun. Miks sa punastasid? Ma ei tea, kas punastasin. Punastasid, jah? Ma ei tea. Seda ma ise ei näe ennast. Sa mõtlesid praegu mingisugused CO2 anduri peale, on ju? Jah, muidugi. See ongi CO2 andur. Aga tead, kus kohas see inimesel on? Ei. Kopsudes. Ehk siis põhimõtteliselt on see, et inimene sisse söödud toidu hingab välja. Vaat jälle huvitav asi. Jah. Ehk siis... Aga mis sealt mujalt siis välja tuleb? See, mida sa ei omastanud. Jah, muidugi. Ehk siis see, kellel on sinna tihti asja, see nagu oluline. Ütleme, et minu jaoks tegelikult on siuke väga huvitav
küsimärk need inimesed, kes suudavad süüa ükskõik kui palju ja seejuures säilitavad oma kehakaalu. Ja mõned on isegi sellised üsna nagu kõhnad ja kõrendid selle juures. No, just, selles mõttes, et kui sa ikkagi paned 2 efiiritorti päevas ja sinna peale lased veel 4 liitrit Coca-Colat ja no kurat, kui sa ei lähe selle peale paksuks, no ütle mulle, mis sul viga on. No kuule, aga siis sinu see kalorite jutt üldse ei päde ju. No mina ütleksin, et nendel inimestel on mingisugune anomaalia. Ei, aga võib-olla on see, et võib-olla see metoodika lihtsalt ei töötagi. Võib-olla sinu puhul see töötas, aga võib-olla see ei ole nagu see enamus inimeste puhul ikkagi töötab. Ja. Selles mõttes, et kui sa sööd ennast üle, kui sa sööd rohkem, kui sa tarbid, siis sa energiajääbuse seadus. Aga kus sa tead, palju sa ära kulutad pärast? Kus sa seda võtad? Sellega on keeruline. Selles mõttes, et sa võid olla on olemas selline asi nagu inimese baasaine vahetus, mis on kuidagi välja arvutatud, et naiste rahval kuskil mingisuguses kaalus võiks ta olla siuke 1500-1600 kilokalorit, meeste rahval võiks olla siuke 2000 umbes, vist ka sõltuvalt natukene kaalust, siis sõltub, kui aktiivne sa oled. Ja siis on ju aktiivsusmonitorid, mis näitavad kilokaloreid, palju sa kulutad kilokaloreid. Kuidas nad seda kätte saavad? Nemad saavad seda kätte pulsi järgi ja nad teavad seda, kui vana sa oled, kui pikk sa oled, kui raske sa oled, mis on see spordiala, mida sa teed, sest sa parasjagu ütled, et sa sõidad rattaga või suusatad või. Ja siis on terve hulk igasuguseid uurimisasutusi, kes on pannud sinna siukse funktsionaalse sõltuvuse, et kui parajalt paks ja parimates aastates mees kukub 60 korda minutis suuskadega mööda suusarada, siis ta kulutab nii palju kaloreid. Aga see ei ole tegelikult täppisteadus. No ei saa olla, muidugi. Ma kujutan ette, et mingi hea tehnikaga vend ikka sõidab nagu lihtsalt palju väiksema energiakuluga, kui see, kes sõita ei oska. Absoluutselt, sest keha tegelikult keha teeb väga efektiivsed või keha teeb liikumise väga efektiivseks. See minu sõudmine. Selles mõttes, et tegelikult ma olen füüsiliselt väga nõrk inimene. Ma olen nagu äärmiselt vilets füüsiliselt. Kui ma lähen jõusaali, siis kui sa 240 kiloga suutsid kõndida ringi mööda treppe, siis ma ei tea. See oli nooruses, sellest on juba 3 aastat mööda. või 4 või midagi sükest. Aga lihtsalt, mis ma tahan öelda, on see, et vaata sõudmise juures on hästi tähtis tehnika. Ja vaata, mul ei ole üldse tehnikat. Ehk siis mul ei ole kohe üldse tehnikat. Ja siin internetis on siuke rahvusvaheline siuke sisesõudjate kommuun. Ja sinna aeg-ajalt postitame enda siukseid emotsioone või tulemusi ja siis mul oli suurepärane võimalus sinna panna oma pilt, sest ma ütlen, et tänapäeval on see, et kui ma lähen jõusaali, siis ennem jõusaali ma sõuan 10 kilomeetrit soojenduseks. Ja siis mul abikaasa ka seal ja kas ta sõudis vähem või midagi, igal juhul ta selle lõpu siis võttis inti ja siis mina rõõmsalt jagasin, et näed, et siin et esmaspäeva on jõusaalipäev, et sõudsin soojenduseks, Kogu rahvusvaheline kommuun naeris. Jah, kuule vend, sa ei oska ju üldse sõuda. Ja siis mingisugune tegelane kirjutas, et kurat, et see on kõige sitem tehnika, mida ma olen kunagi näinud. Aga kui selle tehnikaga on võimalik selline aeg saavutada, siis ma ei ole kindel, kas ma üldse tean, milline on hea tehnika. No võtta. Ehk siis, aga tõenäoliselt ütleme niimoodi, et ilmselgelt see on vale tehnika, aga see ongi see, et inimese keha kohaneb tegema mingisugust liigutust, isegi kui see liigutus on vale. Ja kui juures, see on see põhjus, miks pärast kindlasti jõusaali minnes tuleb võtta treener. Sellepärast, et treener räägib sulle mitte ainult seda, milliseid harjutusi sa teed, vaid mis moodi sa pead ennast liigutama, kui pikalt liigub käsi, kust kohast alates, kuhu maani välja, ehk see, et sa ei tekita omal mingisugust kergelt väärastunud lihast, sellepärast, et hästi, ütleme niimoodi, et kui sa jõusaalis vaatad seda, mismoodi inimesed teevad trenni,
siis kusjuures mina ilmselgelt teen ka valesti. Kõigelt ma olen käinud treeneriga ja treener on ka öelnud, et ma teen valesti. sa teed edasi. Teed seda edasi. Ma aeg-ajalt kutsun treenerit, ma proovin tegelikult teha paremini, aga ei õnnestu. Aga vahetavahel ma vaatan mõnda, kes teeb kõrval, ta teeb palju suuremate raskustega. Aga samas see amplituud, millega ta nagu ennast liigutab, see on nagu meeletult väike. Mis tähendab seda, et see lihas on kujundatud selliseks, nagu tegelikult ta ei peaks olema. Ja ta ei ole nagu, kuidas ma ütlen, sellise kõndiva tavalise inimese funktsionaalne lihas. Jah. Või ta ongi mingisuguses lühikeses amplituudis punni aetud lihas. Kas... Või kuidagi midagi sellist. Jah, ühesõnaga ütleme niimoodi, et hea oskuslik juhendamine on siukse enda vormimise juures tegelikult hästi oluline. Ma teen ühe väikse vahereklaami, et siin Sõle tänavas, Sõle 14 maja keldris on avatud Arnoldi butiik jõusaal ja ma arvan, et sinna on veel võimalik saada mõnedel inimestel, kes soovivad treeneri juhendamisel sellist on aegu võimalik saada ja siis seal võib-olla ongi, et seal kuidagi niimoodi, et tegelikult sa ei pea seal nagu ka väga, kui meeldib, siis võid treeneriga koos käia, aga võib-olla on need, kes ka alustavad, siis on hea nagu treeneriga alustada ja võib-olla on see, et ei julge kohe nagu, ma ei tea, et lükra ei ole piisavalt läiki või midagi, ei ole piisavalt head nagu sellist, ma ei tea, kollast potast või midagi, et siis saab alustada nagu sellises natuke privaatsemas jõusaalis, mis on muidu täitsa hästi sisustatud ja seal treeneriga sellised põhiliigutused selgeks saada ja kuidagi nagu saada hinnang oma üldisele füüsisele ja siis, kui on niisugune mõnus, niisugune hea tunne juba, et julged minna nagu sellise suurde avaliku jõusaali, et siis sinna minna. Ja see nagu Sõle 14, Arnoldi butiik jõusaal oli vist või, kuidas ta oli? Mingi selline nimetus oli. Kuskilt internetist leiate ülesse. Sest mina nägin pilte. Nägi välja väga hea. Ja, see on väga kihvt. Nägi välja väga hea. Kusjuures, mitte, et ma räägiks ühe loo jälle vahele, vaata Arnoldist. Ja. Arnold. Nii. Vaata Arnoldi käest küsitakse. See ei olnud see Eesti Arnold. See on Ameerika Arnold. See on Ameerika Arnold. Ja küsitakse Arnold. Palju on 150 pluss 150? Arnold mõtleb, katsub näppe 320. Ja. Seda Arnold päriselt 150 pluss 150. Kuidas see 320? Lihtne ju. 3 50 ketast ühel pool, 3 50 ketast teisel pool, aga kang on ju ka 20. Ja. Ja. Või on ka nüüd, lähed www.fitness.ee /jõusaal. Sealt saate teada. Aga see selleks. Ja kusjuures, praegu on ju, me meeste tervise kuust ju nagu sujuvalt lasime ennast üle, on ju. Ja lasime küll, jah. Ja, aga praegu on tegelikult on just selline pööranguline hetk, kus tuhanded inimesed tunglevad 1. jaanuaril, 1. pohmellil, aga 2. tunglevad nad jõusaalide ukse taga. Ja siis neile nagu kaasa teadmiseks, et tegelikult lükrat ei ole üldse vaja, selles, et mine sinna jõusaali sellisena, nagu sa lähed. Sellepärast, et kui sa oled jõusaalis, siis minul oli kunagi siuke vale häbi, et ma mõtlesin, et ma lähen sinna siuke paks igine, kuradi lopendab juhin, siuke jube, mitte midagi, kuradi iga masina alla jääb, et issand, kui häbi mul on. Ja. Täiesti vale arvamus, selles mõttes, et ma ei ole näinud jõusaalis mitte ühtegi inimest, kes nagu vaataks halvustavalt kedagi, kes teeb trenni. Et see on nagu ja isegi teine huvitav asi, selles mõttes, et väljaspool jõusaali räägitakse, et näed, et keskealised mehed käivad jõusaalis, vaatavad noori naisi, kes on napilt riides. Tead, kui sa oled seal jõusaalis, teed trenni, siis selle napis riides kaastreenija vaatamise suhtes sa oled täpselt sama immuunne nagu gynekoloog. Selles mõttes, et sul on nagu täiesti ükskõik, kas ta on seal, kas ta on paljas, kas tal on mingid riided. Meil oli üks väga huvitav siuke situatsioon. Vaata, selle kogemuse saad sa siis, kui sul nagu tekib ühest keskkonnast teise. Me käisime lastega teatris.
aga mul poeg, nagu ma ütlesin, ta on väga mõistlik, on ju. Tema on valmis oma trennist loobuma ainult, või öelda, minema õhtul teatrisse siis, kui ta läheb trenni ennem. Aha. Ja siis oli see, et me lastega käisime ennem trennis, jõusaalis, ja siis läksime teatrisse. Ja noh, ausalt, ega tänapäevased naiste spordiriided seal nagu fantaasiale ruumi jätaks ikkagi väga napilt. No võib-olla see on sellepärast, et tänapäeval inimesed, vaata, nad ei ole palju lugenud, fantaasia ei ole arenenud. Ja, just. Noh, igal juhul. Üsna tappen. Ja peale seda me läksime teatrisse, see oli suurepärane näide, nad tulid keskööl. Või noh, tegelikult sisu järgi ei olnud väga suurepärane, see oli nagu näidendina oli väga hea, aga see teema oli väga kurb. Ja siis ma nagu imestasin, et kuidas on nagu nii huvitav, et treenitud napis riides naised ei ole pooltki nii atraktiivsed kui täiesti aimamata füüsilises vormis naised kenas õhtu kleidis. Vaat siis. Jah, nii et isegi naised, kui te lähete jõusaali ja te lähete sinna napis riides, siis mitte keegi tegelikult teid ei õllita. Äärmisel juhul on see, et küll aga võib Priit teid õllitada siis, kui te lähete sinna kleidis. Ma ei tea, ma olen juba nii vana, mis ma ikkagi õllitan. Nojah, aga üldiselt jah, et ikka inimene vist läheb sinna võitlema või proovib saada ikkagi, tal on mingi eesmärgiga, eks ju, et ta tahab kuidagi saada paremaks ja siis tal on mingisugune plaan, kui palju ta tõstab, milliseid raskusi, milliseid harjutusi ta seal teeb ja siis on mingi ajapiirang, eks ju, ilmselt sa ei viida seal mingi 5 tundi selle, nagu muud asjad ka teha niimoodi päeva jooksul. Me ei taha seda kommenteerida praegu. Okei, see ei veeda seal, ütleme 8 tundi vähemalt, see ei veeda seal. 8 tundi ei ole veetnud. Aga ikkagi, et sa kuidagi sa keskendud nagu millelegi muule, keskendud ikkagi mingi iseenda ja absoluutselt kehale ja tervisele siis või ma ei tea, kas tervisele tol hetkel, tervis on selline üldisem asi. Et alguses, kui sa lähed, siis sa oled nagu sa keskendud sellele, et sa vastu peaks. Esimesed 3-4 nädalat. Siis sa keskendud sellele, et see õnnelik lõpp, see trenni lõpp, mis pakub sulle sellise naudingu, et sa juba ootad seda. Ja ütleme niimoodi, et ma arvan, et see tuleb 3-4 kuu pealt, kus sa tunned ennast nagu just doosi saanud narkomaan, kui sa oled seal trennisaalis, ehk siis isegi kui sul on nagu keeruline päev ja kui sa jõuad trenni, siis sa tunned, kõik on okei, kõik läks palju paremaks. Ja nii, et ma ütlen, et jah, seal keegi nagu siukseid madalaid kirgi ei rahulda oma fantaasiat. Ära ütle, et keegi, võib-olla keegi rahuldab, ma ei tea. Jah, ütleme, et iga üks enda rikutuse tasemel ma olen näinud. Jah, okei. Võib-olla sellepärast vaata, keegi ei vaata mind siukse himura pilguga, just. Külge, et vahetavad ise ma olen vaadanud küll peeglist, et ma näen, vaata kui hea ma täna. Ma lihtsalt olen mõelnud seda, et miks nad huvitavad meestele spordirinnahoided ei paku. See on kehakaalus kindlasti. Mul on see piiks on selle koha peale tuleb panna vist saates. Aga mul lihtsalt tuli meelde see selline üks aparaat on olemas, millega saab imiteerida nagu suusatamist. Et tõmbad ülevalt alla nagu sellist, ta on ka nagu ergomeeter, aga mitte sõude. Ta on selle sama sõude ergomeetri tööorganiga. Ja see on mingi selline asi, mis kuna ma nagu ei ole, mul jalad väga hästi ei tööta, eks ju, siis ma avastasin nagu sellise aparaadi ja siis ma seda kuidagi sakutasin ülevalt alla ja siis seal on ka see, et nagu sa enne ütlesid kuidagi, et sa ütlesid selle jalgrattaga, et sõidad nagu 10 kilomeetrit ja sa oled väsinud ja siis sõidad 20 ja oled väsinud ja 30 aga sellega ei ka niimoodi, et hakkasin seda sakutama, eks ju, siis nagu see väsimus tekkis ikka väga kiiresti aga siis edasi on siuke kannatamine. Ja siis ma kannatan ja samas ma ei jõua enam nii kõvasti tõmmata nagu need esimesed ja siis vahepeal läheb nagu eriti raskeks. Aga siis hakkab jälle kuidagi nagu natuke
paremaks läheb see liigutus ja ma ei tea, millest see kõik tuleneb. Siis sa vahepeal lased tempo alla. Ja ma ilmselt lasengi. Tempo alla, siis su keha natukene puhkab ja siis sa saad uuesti tõsta tempot. Ja kui juures see, et sa lased tempo alla, tegelikult ei tähenda mitte midagi muud kui see, et sa alustad liiga entusiastliku tempoga. Ja vist ongi jah niimoodi. Aga samal on see, et alguses ta tundub varu kerge ja siis ongi, et siis nagu vehid niimoodi väga, väga nagu entusiastlikult, eks ju. Ja siis vaatad, juba läks nii raskeks, kuidas see nagu niimoodi tekkis, et alles oli väga kerge. Et see on nagu huvitav, aga jah, et kuidas seda oma kehaga kuidagi on ikkagi, ma ei tea, sellega on vist lihtsam hakkama saada, kui kogu aeg selle peale mõtlema ei pea. Aga siis, kui sa selle peale mõtlema ei pea, siis tähendab seda, et sul on hea tervis. Aga kui sa ikkagi hakkad nagu märkama, et keha sul või enesetunne on selline, et ta segab sul mingisugust tegevust või siis keegi teine ütleb, et 1 aasta on veel jäänud, et siis kuidagi peab midagi ette võtma ja siis hakkad nagu teadlikult selle kehaga tegelema, aga mina olen vähemalt tähele pannud ja ma olen rääkinud ka, mind on väga kõrgesti haritud arstid on uurinud siin ja sealpool erinevaid lompe ja siis kõige kogenumad arstid ikkagi ütlevad, et tegelikult me ei tea inimese kehast veel väga palju. Kuigi tervel inimesel on selline tunne, et siis kui ma ei tea, komistad ja kukud, ütleme, kõik asjad nagu on võimalik, arst teeb korda, eks ju. Ja tegelikult arstid ei tee korda kõik paljusid asju. Et siis peab kuidagi nagu ise sellega tegelema. Selline pikk vahemonoloog oli praegu. Ja, aga samas ütleme niimoodi, et isegi kui arstid kõike korda ei tee, siis vaata, see on nagu, me oleme garaažis, eks. Vaata, siin võiks olla auto ka, ja autol on ka see, et vaata, kui ta nagu kuskilt logisema hakkab, siis kui sa viitud kohe nagu remondide kohta, siis või mul on garaažis, me remondime ise üldse, ma olen nii kõvad mehed, siis tõmbad laagri laiali, paned uue laagri, kõik on tim-tomm, aga tead, kui sa nagu mõtled, et mis ma homme lähen Tartusse, siis lähen Narva, siis lähen Võrru ja siis viin suvilasse küttepuud ära, siis ma vaatan, mis tuleb. Vaata, siis võib-olla see, et ei ole enam nagu nii lihtsalt remonditav. Ja selles mõttes ikkagi arsti juurde peaks minema kiiresti, eriti mehed. Ja eriti keskealised mehed. Aga miks just niimoodi, et eriti ja keskealised mehed? Sest naised vist on natukene, nad on natukene nagu hoolivad rohkem. Ja nad lähevadki varem ja võib-olla käivadki, kontrollivad ennast nagu, või ma ei teagi. Nad on mõistlikumad. Mõistlikumad on vist kuidagi. Kuidagi mehel on see, et kuidas ma lähen sinna arsti juurde. Ma lähen arsti juurde, see arst, issand, ta teeb käe mingisuguse limaga kokku, issand, võtab tagant mingi proovi, on ju. Tead, siuksed piiks paneb piiks peale või neil on seal nõel, nad võtavad ma olen suur ja tugev mees, ma olen alfa, ma ei tohi näidata, et ma kardan seda, et mind torgatakse nõelaga, peale see veri on punast värvi, ma võin ära minestada. Ehk siis see, ja olgem ausad, ega see ei ole ju kõige siuke esimene koht, kuhu sa tahaks minna. Et esmaspäeval saad minna arsti juurde. Ei, pigem mitte, jah. Ma siin praegu lükkan edasi hamba arsti aega. Ma saan aru, miks. Ma kuidagi murdus mingi ammustus midagi. Ma võin sulle head arsti soovitada. Ma tükk aega juba lükkan edasi seda. Eks see tunne ei ole ju kõige parem, vaata, kui sa harjud ära jälle. Ja selle kohta on see vana ütlus, et kui sa sinna midagi parata ei saa, siis lase lõdvaks ja naudi. Jah. See on ka ei, siin ei ole mingit piiksu panna. Mina praegu mõtlesin puhtalt hambapuuri. Aga mina ei öelnud üldse mingit piiksu. et ei, kuidagi on jah niimoodi. Jaa, aga ma ei teagi, mõtlen, mis me nendele, ma ei tea, kellele me üldse seda saadet, ise endale teeme, kõigepealt seda saadet muidugi, aga et kui saatel peaks olema mingi tarkuse tera, eks ju, mida ei pea olema alati, aga võiks. Võiks olla. Võiks olla, et mida siis öelda. Ja see on kuidagi just, et nagu keskealistele meestele võiks öelda seda vist või? Mida siis öelda neile? Kui meestele võiks öelda, et ärge olge nagu mina nooruses. Et see on siis ärge liialdage. Jaa, see on, et ärge sööge ennast paksuks. Ärge tarbibe alkoholi liiga palju.
ärge suitsetage, ärge tehke rumalaid asju. Olge targad. Jaa, aga selleks tarkuseks siis peab kuidagi... Selleks läägeks või? Ei, see on väga õige. Aga ma lihtsalt mõtlen seda, et võtta seal on ka see, et sinu poeg on kuidagi selle, ma saan aru, et selle energia suutnud nagu, on ta nooruse energia ja sellise tervise, tugeva tervise on suutnud rakendada mingisuguse mõistliku või ikkagi sellise pikaajalist tervist tagavad tegevuse ette, mulle tundub. Et ta teeb sporti korralikult ja on niimoodi, on ju. Aga siis on nagu hästi palju on ka mingisuguseid noori mehi, kellel on lihtsalt nagu palju energiat ja siis nad rabelevad ja tõmblevad ja siis nad otsivad mingisuguseid selliseid teravaid elamusi, kust iganes on ju, mõned neist lõpetavad kuskil liiga vara, ma ei tea, kurvilisel teel, kuskil metsas autoga, teised lõpetavad, ma ei tea kus, kolmandalt on nagu, siis kui nad aru saavad, et on alkohoolikuks muutunud, on ju, siis on juba nagu natuke hilja, võib-olla on veel mingid jamad tekkinud, et see kuidagi, et selline nagu, selline, kuidas ma ütlen, selline ohjeldamatu energia, mis ei ole nagu hästi kanaliseeritud. Et mulle tundub, et see on natuke ka meeste, või eriti noorte meeste selline mure. Ma mõtlen, et ega me vist noortele meestele ei oskaks nüüd küll midagi. Aga vist ei oska, jah. Lihtsalt ainult, eks siin ongi niimoodi, et proovime omi lapsi nagu kuidagi selliseks mõõdukaks kasvatada, nagu oleks võinud ise juba olla varasemalt, eks ju, aga siis ise ei teadnud nagu paremini. No, vaata, kui sul siin oleks mingisugune pastakas, ja. siis ma võin enda pojale lubada, et Tõnu Veiko annab selle pastaka, kus sa tuled ja räägid selle saladuse välja. Kuidas kanaliseerida oma nooruse energiat õieti ja kuidas püsida mõistlikul teel. Kusjuures see on hea mõte, vaata, ma ei ole noor... On see pastakas või? No kuule, ma hangin selle pastakana. Mul hetkel ei ole pastakat. Ma kindlasti leian selle pastakana. Meil oli lihtsalt see lugu, et oota, mis kui ta oleks keskkooli, yeah. Siis oli siuke, see, et kes läheb matemaatiku olümpiaadile. Yeah. Ja mina küll ei lähe. No, läks mingi nädal mööda. Mul on matemaatiku olümpiaad. See, et okei, et aga sa ei pidid mitte minema. Aga nad lubasid pastaka. Okei. Kuule ei, selle pastaka on veel leidma. Sest vaata, praegu ongi nagu see, et see Veiko garaaž on ju, et ise olen nagu juba selline keskealine. Külalised on ka kõik vanad. Külalised on ikkagi, mul on, ma arvan, vanim külaline oli 80. Ei, mul on kaks külalist on olnud 80, kes on käinud 3 korda 2 peale kokku. Ja siis mul on olnud ka 76 aastane, kes on Arnold Schwarzeneggeri ja kaaslane. Olnud tema on käinud 2 korda. Ja siis mulle meeldivad sellised targad vanemad inimesed, kes nad kuidagi teavad asjadest palju rohkem kui mina. Siis ma saan ka targemaks. Okei, vahelduseks oled kutsunud mind ka 2 korda. Ja ma olen noorem, aga samas sa loodad, et ma kunagi võiks olla tark. No sa oled juba tark, sest et vaata, sul on selline kogemused on olemas. Sul on kogemused elektri nende trafodega, eks ju. Ja palju trafokogemusi ja siis sul on kogemused, kuidas ennast süüa 240 kiloseks ja võtta 120 kilo maha. Et see on ka nagu huvitav kogemus, mida paljudel inimestel ei ole. 240 piires arvutamine. Ja. See on intelligentsi märk. No võt, just. Aga samal ajal nagu selliseid nooremaid inimesi, tõesti, nii, ma panen selle endale märkmene kõrva taha ja lähen otsin pastaka. Otsi pastakas. Sest et võib-olla siis, ma olen tähele pannud niimoodi, et vaatasin, et mul on ka väiksed tublid poisid on kodus. Ja siis nemad nägid, üks neist poistest kuidagi pani eriti tähele ühte poissi, kes oli temast, mõtlen, et ta ise võis tollel hetkel olla 10 ja siis see poiss, keda ta tähele pani, see oli 15 vist. Ja siis ma sain aru, et tal kuidagi nagu silm läks ära oma peas, siis ta mõtles, et ta tahaks ka saada selliseks poisiks. Et esiteks ta oli siukene palju pikem, ta oli päris tugev, ta tõmbas lõuga seal oma kodus ja oli üldse kuidagi selline rollimudel. Aga samal ajal, et nagu
kuidagi oma isa on nagu liiga vana selle jaoks, et see ei saa nagu, et see võrdlusbaas on nagu liiga kaugel, eks ju. Aga samas, kui ta mõtleb, et näiteks, et 5 aasta pärast ma võin olla ka selline nagu praegusest endast palju pikem noormees. Ja siis, kui nüüd tuleb mõni teine noormees ainult pastaka eest ja räägib seda, kuidas, ütleme, 18-aastaselt või olla nagu mõistlik noormees, kui kuna ta on või 20, ongi 18. Ja. Et siis see on ju väga kasulik. Kusjuures, mis puudutab nagu isalt eeskuju võtmist. Ta oli näitleja Kaljujärv. Ja. Tal on poeg. Ja tal on 2 poega. Ma Rasmust ka tean. Olen Rasmusega kokku puutud. Ja siin oli just nagu televisioonis oli nagu see, et olid minu meelest nemad, kus siis vanem Kaljujärv ütles, et kustut ära, kui see nüüd ei olnud tema, aga ma arvan, et see oli tema, sest silmanurgast nägin telekast. Ma tavaliselt vaatan Aktuaalset kaamerat esimest kustutama ei hakka, ma ütlen, et me vabandame, kui see ei olnud nii, aga keegi isa ja poeg olid ilmselt. Just, ja isa ütles, et ma olen oluliselt osalenud kasvatusprotsessis, sest ma olen näidanud, milline on halb eeskuju. Ja ma arvan seda, et minul on see õnnestunud ka päris hästi. No võtta ka huvita siis. Sest ilmselgelt poeg sai kohe aru, et ta ei taha ampsaaval süüa ennast 240 kiloseks. Jah, võib-olla küll, jah. No näed siis. Eks ta siis, vaatame, kui ma selle pastaka leian, siis ta peab ise seda ütlema. Siis ta räägib sulle, miks see niimoodi oli. Jah, aga võib-olla ta ikkagi ei taha oma saledale, omale uuele saledale isale või seda muret valmistada, siis ta võib-olla, mis ma siin ikka. Tead, ütleme niimoodi, et tal ei ole nagu mitte kunagi isa tunnetest olnud suurt sooja ka külmasest, et kunagi ma olin temaga ihusaalis, võttes siis, kui ma olen praegu võtnud natukene juurde, võib-olla natuke isegi liiga palju, aga siis, kui ma olin nagu siuke 110 kilo vist äkki, siis ihusaalist ütles, et Tissi, sinuga me võiks minna ju langevarju küppama. Sinu langevarju pealt võiks kokku hoida, sul ei ole seda vaja. Ehk siis, kui me käisime sõudevõistlustel, siis ma seal, sa ütlesid, et see kõrgem koht on ja seisin seal ja siis ta pärast ütles, et tead, sa oleksid võinud panna ikkagi kõhupüksused, et spordile häbi. Ma arvan, et ta võib sulle täiesti puhtalt südamest kõik ära rääkida. Meil ei ole kodus üldse siukseid peenetundelisuse küsimusi. No selge, siis on nii. Aga ma ei tea, äkki hakkame kokku võtma saadet, et mõtlen, ühed tarkused erad said juba ära öeldud. Mõte oli algselt teha, ma isegi ei tea, kuidas nüüd seda pealkirjastada, seda saadet, aga igatahes meeste tervidest me kindlasti rääkisime, aga me rääkisime ka kaalu langetamisest ja trenni tegemisest. Ja siis võib-olla üldiselt me ikkagi mingite üldiste tarkusteni me natuke jõudsime vist. Et ei joo, ei suitseta. Jah, ei joo, ei suitseta. Käime arsti juures, jah. Kusjuures kõikidele meestele võib öelda, et tänapäeval te jõuate perearsti juures ennekõike pereõe juurde. Pereõde tavaliselt on väga kena noor tütarlaps, kes suhtub mõistvalt ja hoolivalt teie tervisesse, erinevalt teist endast. Ja arsti juurde ta tihtipeale ei jõua, seepärast arstil on nii kiire alati. No seda ka. Aga arst saadab teile meili. Siis te võite väga rõõmsad olla, et arst saatis teile meili. Ütles, et kohtusite pereõega ja siis meil sellised tulemused olid ja ma soovitan mingi apteegist ostke see tablett endale. Ostke endale Prostamaluno. No või kes vajab seda, siis ostke see endale. Kuule, aga tore, aitäh, et sa tulid ja oli jälle meeleolukas oli rääkida. Ja loodame, et äkki mõni inimene kuulab ka ja siis mõtleb järgi. Jah, et ta ei sööks ampsaaval ja teeks trenni. Just. Vajuta nüüd seda piduri häält, lõpu signatuuri. Kusjuures mul piduri hääl, ma pean selle eraldi monteerima, aga ma vajutan praegu ühte nuppu ja ma ei tea, mis siit tuleb. Vaata, mis juhtub. Proovime. Kuule. See on nagu trumbal kõrvits. Mul on üks nupp veel. See on. Nii palju pealt kuulajaid. No ühesõnaga, väga tore. Tšau.